No nii, talijärje 2026, esimest 10 kiltsa tehtud. Praegu on olek päris hea, olud on toredad, vahepeal oli suuline, aga muidu jäid ka päris hea olla, eks näeb, kuidas järgnevad kilomeetrid tulevad. Tahad ise võtta? Ei taha, no nii, esimene medal. 20 kilomeetrit on täis. Pidasin lubadusest kinni, et alustan see aasta rahulikumalt. Praegu olen alustanud päris rahulikult, aga ikka on kuidagi teised tahapoole jäänud natuke. See aasta on päris hästi vist toiduga, et praegu ei ole üldse raske olla. Päris hea, võib-olla ka tempo pärast. Aga eks näeb, kuidas jälle edasi läheb. No nii, 30 kilomeetrit. Võrreldes eelmise aastaga ei ole õnneks selliseid märgasid kohtasid olnud. Loodame, et ei tule ka. Muidu tuju on hea. Toitnud olen piisavalt. Kahjuks veepunktis videot küll ei teinud, aga võrreldes eelmise aastaga oli see ka võib-olla toredam, et oli mitu veepakkujat ja sai kähku end vee kätte. Natuke külm hakkas koha peal, aga muidu ei lähe varsti pimedaks minema, nii et eks näeb, mis seis 40 peal, kas peab lambi välja võtma või mitte. Ei lampi vaja. Ole hea, viska mulle kaasa. Nii. Ja nii, ees on selle 40 kilomeetri. Nagu lubatud, siis 40 jäi 80-desse ja pidi lambi juba ette panema erinevalt eelnevatest aastatest. Aga vahepeal oli päris tuuline, paar kiltsa suure tee peal, et siis ei saanud filmida otse 40 peal, praegu on mingi 40 kopikatega. Aga olukord on suht drastiliselt muutunud. Jalad on juba väsinud. Esimesed krambid. Paist läheb raskeks. Aga päris palju on veel minna. Kohe 50, 7,5 tundi joostud. Alguses tahtsin 15 tunniga lõpuni jõuda, aga tundub, et sellest ei tule midagi välja. Jalad on juba valusad. Aga õnneks on kesklaas 4 kilomeetrit. $60 kilomeetrit, ainult 40 eel. Aga peab tõdema, et raske on. Jalad on juba väsinud, lihased on valusad. Õnneks ei ole väga külm veel ja süüa on ka veel korralikult, nii et loodame, et jõuame lõpuni. Ei, 70 kiltsa. Olime just kuskil padrikus, et väga joosta ei saanud seal ja aga järjest lähevad olud halvemaks. Põlv on valus, jalad valusad, lihast kandid. Kuigi on üks paar šokki, et nendega ikka pala hakkab juba see talv nagu jälle keema või kuidas öelda. 30 veel, eks näe.
kui raskeks läheb. Viimane jogipunkt. Seis on suht halb. Istun siin soojaruumis sellise sooja sees. Ja kohe peaks siis sokid ära vahetama igaks juhuks. Ma ei tea, nende sokkidega on ikkagi liiga palav ja tallad on pekkis, et äkki uued sokid on nagu kuivad ja võib-olla on siis nagu paremad, ma ei tea. Aga muidu tuflid on jääs, oravad. Võt. Siit on minna lõpuni umbes täpselt 28 kilomeetrit. Võib-olla veits vähem. Kilomeetrit. Talad on meist paremad peale sokivahetust, aga juba hakkavad ka liiga kuumaks minema ja hauduma. Jalad on sossid. Väsinud. Aga 20 kilta veel, ega nüüd ei saa ju pooleli jätta. Aga kõik kohad on valus küll. Ja 90 kilomeetrit. Väga raske. Vähemalt on ainult 10 veel. Aga jooksin suht üksinda veel, nii et pole väga tore. Väga ei jaksa rohkem. 100 kilomeetrit on tehtud. Peal oleme olnud 17 tundi. Nüüd võiks öelda, et lõpp paistab. Suht karm. Huvitav, et iga aastaga läheb nagu raskemaks, kuigi see aasta ei olnud suur laike. Ei olnud suuri tõuse võrreldes 2 aasta tõusega. Jah, mõned olid. Oli küll palju tõusmeetreid. Aga ikkagi kuidagi nii raske. Toitumine vist oli päris hea selle aastaga. Aga kuidagi täiesti kõik teised probleemid jälle. Põlvevalud, muidugi lihased kanged, see on kõigil. Aga ikkagi raske. Ei tea, oskagi midagi rohkemat öelda, et tahaksime sauna süüa. Võiks öelda, et lõpusirge paistab. Päris palju on kõnnitud ja sellest esialgsest 15 tunni plaanist jääme ikka väga kaugele, nii et ei ole midagi teha. Nii, kuidas sul läks siis? Iga aasta on raskem, vahet ei ole, mis rada on, aga 101 kiltsa on väga raske.